Tšau! Kas Tesla endale? Vaadake lisavarustusi kardinad. Ei nali naljaks. Tesla on natuke haiget saanud. See on minu esimene avariiline Tesla. Esimeseks avariiliseks ei julgenud väga suure avariiga võtta. Taga siis ratta ja tiiva pihta saanud siukse väikse matsaka. See Tesla on Model 3 standard, 2021 aasta mudel. Õhksoost pumbaga juba, seest natuke uuem. Ei mäleta, mingid uuendused on veel ja 65 000 sõitnud ainult. Airbagid on lahti. See on põhiline. Istme airbag on lahti. Turvavööd on kinni. See keskkonsool on millegipärast lahti võetud. Midagi on seal tehtud. Ma arvan, et see on juba pärast seda avariid. Auto sõidab. Ei ole pyrofuse'i puruks löönud. See on siis siuke, ma ei tea, kaitse, mis siis avarii korral lööb puruks ennast. Ehk siis ühendab lahti selle high voltage battery ülejäänud süsteemist nii-öelda. Et ei oleks tulekahju ohtu ja nii edasi, kui kuskil midagi lühises on. Aga selle autoga on läinud väga hästi. See on Soome auto, aga õnnetus juhtus hoopis Saksamaal. Ja minule ta jõudski otse Saksamaalt. Hakkame Teslat remontima. Stability control disabled, traction control disabled, low voltage battery. Automatic emergency braking unavailable. Cruise control disabled. Lane departure unavailable. Automatic vehicle hold disabled. Automatic emergency braking is unavailable. Lane departure. Paar viga on ka sees ikkagi siin. Mul kogemus puudub Tesladega, aga hullult tahaks ennast kurssi viia. Elektriautod ju tulevik. See on hea lause, mida öelda YouTube videos. See on hea asi, mida kommentaaridesse kirjutada, kas elektriautod on tulevik. Minge kirjutage. Ma olen taga siin ümber maja nüüd ringi kärutanud ja muidu sõidab. Ma arvan, et ei ole kõige raskem taastada seda, aga enne ei tea, kui ei alusta. Ma arvan, et kõigepealt siis tuleks need airbagi asjad kõik korda teha ja istmed ja turvavööd ja siis hakkab kere remontima. Kerega on ka üli hästi selles mõttes, et uks on alumiiniumist, aga uks pihta ei ole saanud. On ainult saanud pihta siis tagatiib ja natuke ka tagastange ja velg. Õnneks sellel on kõik metallist õõtsad, tugevad, jurakad. Et isegi kui mõni õõts on natuke deformeerunud, siis seda on hästi lihtne vahetada. Ajame garaaži ja no siia ta ongi pihta saanud, jah. Ja siit edasi on juba alumiinium, teras, plekk. Autodestrakt ütles just. Väga huvitav. See tundub peaaegu selline lugu, et selle saab välja spottida, et ei peagi hakkama tiiba vahetama üldse. Ja stangega on hästi natukene saanud. Väike kriimukene on. Nii, vaatame, mis me huvitavat leiame seda autost. Midagi väga tarka vist ei leia. See on uuel mudelil on see elektriline. Ja mis on veel? Uuel mudelil on topeltklaasid. Taga ei olegi või? Ees ainult või? Ongi, ainult ees. Väga huvitav valik. Mis veel on? Esituled on natuke teistmoodi. Ja rohkem ma peast jälle ei tea. Mul vaikselt tuleb meelde.
Mis siin on? Parkimiskell. Kott. Mis see on? Kuule, see on see istmekate vist. Äkki treilavend on selle siia unustanud. Prügi. Oota, tal on ju frunk. Vaata, mis frunkis on. Frunk tuli lahti. Kitsas on meil siin ka. Tahaks kõik uksed laiali tõmmata. Ma ei ole nagu väga piilunud siin. Siin on head manti. Švamm. Labidas. Tulekustati. Talvevarustus. Mees on valmistunud enda ikkagi reisile. Pako see 21 mm padrun. Tire fix. Klaasipesu. Klaasi puhastusvahend. Manomeeter. Kui Tesladel on ju need referivandurid, mis sa manomeetriga teed? Siis kui sellel hetkel, kui sa pumpad, siis näed, on ju. Tänapäeval kõik pumbad näitavad ka juba. Esimese asjana ma arvan, et tuleb ära võtta siis terve lagi. Tesla on nii hästi selles mõttes inseneeritud, et kui see küljekardin lahti tuleb, siis tegelikult miskit katki ei lähe peale airbagi enda. Ehk need ongi inseneeritud nii, et need saavad natuke kaugemale minna ja seal on lisa mingid konksud, trossid. Ehk siis kui ilusti lagi nüüd välja võtta, ära vahetada see, siis tegelikult saab kõik tagasi panna. She just hit me with the blue veins that she gon' ice cold, ice cold. She just hit me with the blue veins that she gon' She just hit me with the blue veins that she gon' I like that with the chemistry, yeah, and when you hakkasin suure isuga eile airbagi vahetama juba. Alguses mõtlesin, et võtan terve lae välja. Aga tegelikult ei olnud vaja. Aga ta on suht lahti ikkagi. Aga esimene airbag, mis ma tellisin, see oli ikkagi vale. Ja nüüd täna mul on uus. Et äkki saab katuse kokku. Ja täna saabus ka iste, kõrvaliste iste. Seal oli, sellel on airbag katki, aga see on taastatav tegelikult. 70 € maksab see airbag. Ja see on vaja kas osta uus see kate või lasta ära ümmelda. Aga kuna uus iste maksis alla 200 € koos airbagi ja kõigega, siis ma ei viitsinud jamada isegi sellega. Aga istme küljes on veel need turvavööd eelpingutid. Ja seda kahjuks uuele istmel ei olnud, nii et need ma pean eraldi tellima. Turvavööd on ka tellitud, siis saab sisu, seal ongi kokku kõik. Siis on ainult see airbagi aju vaja ära resettida, seda ma ei ole välja mõelnud, kus seda teha, kes see teeb. Aga nüüd saab siis õige airbagiga kokku panna asja. Airbag mul on seal laua peal, nagu mingisugune madu. Selline. Ja kusjuures mul tuli samasugune airbag, aga see igniteri osa oli natuke lühem ja põhimõtteliselt pistik ei ulatunud taha. Nii et pidin tagasi saatma uue tellima. Siuksed üllatused on tavalised. Ma arvan, et seal on vahe, kas Tesla on toodetud USA tehases või Hiina tehases. Et mingid nüansid on nendel erinevad. Sest see airbag oli ka 2021 aasta auto pealt. Kui airbagidega tööd teha, siis tegelikult on Tesla ikkagi pandud ilusti magama. 12 volti aku on maha võetud ja siis on selle suure aku siuke security pistike lahti. Et tegelikult auto on täitsa surnud praegu. Ükski käsi ei tööta. Aga ma vahetan siis airbagi ära, vaatame, eks me lae kokku täna. Sest homme, ülehomme tuleb juba plekitöömehe juurde ära viia see.
ja kõik juppe ma kindlasti selleks ajaks kätte ei saa. Nii et vahepeal tuleb tiib korda teha ja siis saab jälle salongiga edasi mellata. Easy mode. Tesla on ikkagi, see koostöö on nii naljakas, see on nagu Lego. Kõik asjad on nagu, ma tahan seda siit ära võtta või. Davai, ma tõmban siit ja tõmban siit ja näed, käes. Tegelikult üks tüübel käib siia, see oli mul enne ära võetud. Aga kõik asjad põhimõtteliselt on selliste metalltüüblitega. Ja väga üksikutel kohtadel on mingi kruvi või mingi muu kinnitus või mingi tavatüübel. Võt. Ja siin on sellised nagu konksud, millega siis, kui airbag lahti lööb, siis ta lööb selle kaugemale selle piilari katte. Aga tegelikult jääb ta siia konksu otsa. Nii et midagi katki ei lähe. Saab uuesti kõik kokku panna. No nii, airbag vahetatud nagu naksti. Uus iste on ka käes ja mõlema istme pingutid või need eelpingutid on vaja ka tellida uued ikkagi. Siin ma juba võtsin ühe küljest või tegin lahti. Siin on näha, et see on kokku tõmmanud. Et need on ainukesed juppidel, mis on puudu. Uued turvavööd on ka olemas. Ja täna on see päev, kui auto läheb siis flekimehe juurde, keretöömehe juurde. Nii et paneme haagisele ja viskame auto ära. No, Nissan hakkab ka valmis saama vaikselt. Sanged värvist käes. Ja vaja üks ilus märk panna. Ja need nurgaleed tuled on puudu. Siis üks külekarp on paigaldada veel. Ma siin kiiruga tegin, aga nüüd ma pean hakkama Teslaga tegelema jälle. Sest Tesla on tagasi keretöödest. Jah. Nagu uus. Ja plekki pole vahetatud. Kõik on välja tõmmatud ilusti. Mingi aine on siin peal veel. No see lihvitakse siledaks kõik. Ja homme juba võtab värvimees selle enda kätte, nii et ma pean täna tagasi tange ära võtma. Ja tagatuled. Ja siis hakkab Tesla projektike ka juba valmis saama vist. Ainuke asi, mis veel teha on see airbagi aju. Sellega peab välja mõtlema, kus seda resettida saab või mis sellega saab. Ülejäänud asjad on easy peasy. Nii et ma olen võtanud tange küljest ära ja tuled. Ma ei ole kunagi ühtegi Teslat tõstnud. Teslaga oli naljakas, kui ma haagisega seda vedasin. See istub haagise peal täiesti teistmoodi. Haagis tahtis ka lausa laperdada, sest tal on raskus on nii palju taga. Huvitav. Siit vist tõstetakse. Ja Tesla tagastange tuleb vist siia kohta välja. Kõik peab ju olema voolujooneline, sest muidu kohe võtab elektrit rohkem. Isegi tagasilda põhimõtteliselt ei näe. Tahtsin näha, kas kõik kaikad on ikka sirged. Tegelikult tundub, et on. Siit ma natuke näen ikka. Põhja alt täitsa flat. Sellega sa pead lõugu hange peal lasta näiteks. Kes ütleb, kuidas tange küljest käib nüüd? Ahah. Siit puudu on juba üks. Keegi on seda tanget ära võtnud kunagi vist. She just hit me with the blue face, but she gone. She just hit
me with the blue veins that she gon'. No nüüd peaks hea olema. Saab ilusti ära katta, natuke vahtlit ja siis saab ära hajutada terve selle tiiva ja alumise selle ülekarbi. Ja siis arugi, et oleks siin midagi juhtunud. Stange on naljakas natuke. Hea suur plaat on all. Sinna koguneb mingisugune mustus. Tesla remont käib. Eile siin on juba tehtud, tundub pahteldamistööd asjad ära, ma ei teagi, kileli peal. Eile andsin auto ära, ma arvan, kiilet käib, aga õnneks otse siin naabrite juures. Nii et põhimõtteliselt auto on enda garaažist paar boksi edasi ainult. Võt. Aga mehed teevad nii kiiret tööd, et ma ei jõua isegi kaameraga ligi. No, avastasin just, et Tesla on vaikselt valmis saanud. Pole väga lähedalt vaatanud, aga siit tundub küll väga viisaks. Viskad stangid külge ja siis hakkame sisu kokku maama. Üli suur on see stange, üksi ei saa seda ette, pean kellega appi võtma. Aga värvitööd on ülipro. Early morning rise with you, never disguise with you. Love the way you show your darkness when I shine a light. No võt, jõudsin väljast kokku panna auto, aga mulle tundub, et iga kord, kui ma videot lõpetan ja mingisugune viimased asjad teha on, siis ma pean reisile minema. Nii et homme on Saksamaale minek. Lähme Driftmasterisse sõpradega vaatama. Väljast on kõik hea. Sisu on ikkagi veel kokku panemata. Ja airbagi asja uurisin ka. Airbagi mooduli taastamist siis ja sellega on sellised huvitavad lood, et ega väga lihtne seda Eestist leida ei olnud. Kirjutasin ka sinna Eesti Teslade mingitesse remondikohtadesse. Näiteks, Peetris on vist 2 ettevõtet. Üks on mingi service mode. Nemad ütlesid, et 400 € airbagi mooduli crash data reset ja 50-50 on, et selle nii-öelda tehtud saab. Seega tundub suht loto. Pole mõtet sellist teenust pakkudagi, kui sa 50-50 selle korda saad. Ja nad pakkusid ka uut moodulit koos nii-öelda selle kodeerimisega. See oli mingi 800 pluss käive. Nii et mingi 1000 €. Ja siis oli mingi teine koht, mingi Tesla hooldus. Need kodulehel suured kirjas, et saab teha seda ja siis tegelikult ütlesid, et ei saa ka. Nii et lõpuks lõin käega. Helistasin Silverile. Ütlesin, et ma olen hädas. Silver ütles, et no mis selle ikka, saada see mulle ja ma teen ta ära. Alati on sellised alternatiivlahendused, et ma kujutan ette, et see 4 sotti on ikkagi juba julm hind selle jaoks, et see mingi korraks see mooduli pealt maha lugeda, mingi korrektuur teha ja peale lugeda. Aga noh, mina see spetsialist ei ole, Silver teeb ära. Ja siis saab sisu kokku panna. Mul ei ole mõtet enne istet sisse ka panna, sest see konsool, see ABS-i, see airbagi aju on siin keskkonsooli all. Ja sellepärast see oligi tegelikult lahti see konsool, et see airbagi aju oli üldse tagant ära võetud. Et ma ei tea, kas siis, et sellega sõita saaks või mida iganes. Mina seda ei olnud võtnud lahti, aga kas siis treilamees või kohalik Saksa Tesla esindus või ma ei tea, keegi võttis selle igatahes lahti. Tänaseks on kõik detailid olemas mul. Lihtsalt oleks vaja ühte lisapäeva. Saaks kõik kokku. Käisin ka pesulas, lasin Tesla ikkagi puhtaks. Käin reisil ära ja panen Tesla kokku ja siis ta läheb turgu. Ma olen suht kindel, et sellest tuleb Eesti kõige odavam Tesla Model 3, mis on siis facelift, ehk 2021 aasta. Et siin hinnad algavad 22 000. Ma arvan, et selle pilli hind jääb isegi alla 20.
nii et kui kellelgi on huvi proovida Model 3 endale soetada, siis võtke minuga ühendust. Ma loodan, et see parandus kõik sai tehtud viisakalt, vähemalt ma üritasin enda poolt anda kõik. Järgmine kord siis ma ei tea, Porschega või? Porsche tekitab mulle siukest peavalu, et mul on natuke valus. Et kui keegi teab head Porsche diagnostikut, siis soovitage mulle. Seal Porschel on elektrivigu omajagu, ma olen seal veits mässanud, aga ei taha lahendust nagu tulla kuskilt. Vot, selline sai Tesla episood. Viskan Instagramiga pildi, kui see kõik kokku saab ja läheb autodiilrisse müüki. Et hoidke silmad lahti. Seekord Saksa lähen, siis ma ei teagi. Mul on liiga palju autosid, et ma ei taha sealt ühtegi juurde tuua. Nii et tuleb siuke mõnus puhkusreis äkki. Teie olge tublid, pange like, pange subscribe, jagage videot sõpradega. Varsti hakkab Martinil 10 000 subscriberit täis saama, nii et peaks seda äkki tähistama kuidagi. Pange see mõte sinna alla kommentaarisse kirja, et mida teha võiks. Mõtlesin, et driftiauto peaks võib-olla välja ajama üle pikka aja, et siin superfinaalid ja asjad on tulemas. Ma ei tea, andke mõtteid. Tšau!